me peame aru saama ühest asjast, elektri hind. Elekter ei ole luksuskaup, aga ta on enim maksustatud maks. Praegult kui vaadata, siis hästi palju on ju räägitud elektrist. Aga kui sa tahad nii-öelda tegelikku ülevaadet, siis sa pead vaatama seda terviklikult. Ja kõige parem on see, et kui sa suudad ajas tagasi minna. Ehk nagu meil on, nagu kõik teavad ju, et Kaja Kallas ütles, ja kui küsiti, et kas, mis te lubate ennem valimisi, et kas te tõstate makse, siis ta ütles, et ei tõsta. Ja kui ikkagi küsiti, et kuidas siis teisiti, siis ta lausa niisugune hästi satiiriliselt, irooniliselt, sarkastiliselt ütles, et lugege mu huultelt. Ilmselt see on ka see üks asi, mis kunagi talle haua kivi peale kirjutatakse, et lugege mu huultelt. Aga tegelikult on ju küsimus Eesti Energias natukene laiem, et kui me tahame üldse aru saada, mis juhtus Eesti Energias, siis me peame tagasi minema aastasse 2000. Kui ennem seda ta tegutses nii-öelda inertsist veel sellest nõukogude aja rütmist, siis Eesti Energia oli ju meil monopoolses seisundis ettevõte. Monopoolses seisundis ettevõte ei saa hinda tarbija jaoks suvaliselt tõsta. Et see ei ole nagu niisugune ööklubi, et annan alla. Et tuli hea ansambel, kohtade arv väike, tahtjaid on palju, tõstan hinna, nii palju nagu makstakse ja siis loomulikult kohvi ja kõik muu, mis sinna sisse läheb, ka sellel päeval võib olla kallim. Aga Eesti Energiaga oli keelatud ja tal oli nii-öelda seaduse järgi oli ta reguleeritud ja järelevalvet hinna üle teostas aastal 2000 energiaturu inspektsioon. Ja see ei olnud mitte lihtsalt niimoodi, et see oli formaalsus, sa läksid, küsisid luba, et nagu koolis, et õpetad, kas ma tohin tualetti minna, et pissi häda on. Ja reeglina õpetaja ei tulnud kaasa, et kas sa valetasid või käisidki pissimas tegelikult, et selle energiaturu järelevalve inspektsioonil ei olnud mitte üks funktsioon, et ta andis selle loa, vaid ta pidi teostama ka järelevalvet, ta pidi kontrollima, et kui sa küsid millegi jaoks, et kas sa siis tegelikult selle lubaduse ka reaalselt ellu viisid. Et see on alati tähtis, et nagu meil tehakse ära tegu ja siis hakatakse seletama. Või siis nagu Kaja Kallas ütleb, et ma ei tõsta makse, aga kui võimule sai, siis tõstis nii, et vähe pole, aga lapsesuu, kui käest küsiti, et miks sa valetasid, siis ütles ausalt, aga kui ma oleks öelnud, et me makse tõstame, me poleks ju võimule tulnud. Ja kõige veidram on selles, et aga sellele järgnen ju mitte midagi. Kuigi järgnes, et ta on täna on siis Euroopa Liidus nii-öelda välisminister, kellega paljude riikide esindajad, sealhulgas USA esindajad enam kokku ei taha saada. Et kas sa tahad nagu hullemat imagoloogilist reklaami välisministrile, kellega keegi peale tema enda ei taha suhelda. Et tagajärg on olemas. Aga tulles nüüd tagasi uuesti selle Eesti Energia juurde, siis aasta 2000 tootmisbaas on vananenud. On vaja teha investeeringuid. Bilanssi on kehva. Pankadest pikaajalist laenu võtta ei saa 10, 15, 20 aastaks. Intressid on kõrged. Ja kommertspangad tollel ajal tõenäoliselt poleks ka seda summat antud. Ja lepiti kokku, et aga teeme niimoodi, et me tõstame hinda ette ära. Et tõstame täna hinda ja see kasum, mis nüüd tekib, see suunatakse investeeringuteks. On see arendus, Narva või parandus ehk Narva energiablokid või Auvere elektrijaam. Ja alguses tõstati vist 30-40%, hiljem tõstati veel 70% ja siis kui hakati rääkima, oli selline firma nagu Energy, kellel me pidime oma elektritootmisvõimsused maha müüma ja mille kohta siis äkki oli siis välisminister Toomas Hendrik Ilves või ta oli siis ka juba president, ta ütles, et kui me seda nii-öelda oma energiatootmist ameeriklastele maha ei müü, siis me NATO-sse ei saa. Ja kuna ütleme see nii-öelda keskmise Eesti perekonna arusaamist mööda, Eesti keskmine perekond on see, kus 11 on leidnud siis nii-öelda tädi Maali ja onu Heino, et nende jaoks oli see, et suren või ära, aga NATO-sse pean saama. Ja see nii-öelda see lubadus oli ju huvitav tõesti, et kannatame, siis müüme maha ja tõstame hinda. Ja selle raames jälle tõsteti hinda. Aga kui me ei läinud müügitehingu peale, ega see hind jäi ikka üles. Me lubame
ei tee, aga hinda jätame, et noh, piltlikult öeldes ma luban sulle, et tead, Peeter, ma ehitan sulle maja, noh, siis ütlen, et ei, maja läks kallimaks, anna veel raha ja lõpuks tead, ega ma vist ei olegi maja ehitaja, et noh, kui sa tahad, näed, võta siit, et ma annan sulle siis, noh, ma ei tea, mul on puid on näiteks kuskil, et majanduses nimetatakse seda pettuseks. Ja kui sa teed investeeringutega petad, siis see nimetatakse investeerimiskelmuseks ja see olemuselt on täna karistusseadustiku järgi ka kuritegu. Et lubatakse ühte, aga tegelikult tehakse teist. Nüüd siin tuleks alati vaadata, kas tegemist on raske hooletusveaga või on tegemist lausa tahtlusega. Raske hooletusviga võib ka olla juba kuritegu. Aga nüüd tulles tagasi selle hinnapoliitika juurde, siis tõesti küsiti hinnatõstmiseks luba, selleks saadi, aga eesmärk oli investeeringud elektrijaamadesse ja Auveresse. Aga siis läks mööda 4-5 aastat. Ja Eesti Vabariigi valitsus, Eesti Energia on ju riigiettevõte, kuigi kõrgem võimukandja riigis on rahvas, ehk siis sina ja mina, läbi selle, et me oleme kodanikud, et siis see peaks olema nagu meie ettevõte. Nüüd vastavalt seadusele Eesti Energia peab tootma elektrit, ennast ära majandama ja lähtuma ka sinu ja minu huvidest. Et see oleks konkurentsivõimline hind. Sest nagu ma kordan, elektrienergia ei ole luksuskaup, vaid tegemist on ikkagi esmatarbekaubaga nagu leib sai piim. Ja kui nüüd Eesti Energia algselt lubas esimese 5 aasta jooksul, et me hakkame ehitama, siis juba 2. või 3. aastal ta tegelikult võttis laenu investeeringuteks EBRD-lt. Ma täpselt ei mäleta, kui palju, aga see suurusjärk, mida vajati investeeringuteks, jälle peast ütlen, on 4, 5 või 6 miljardit krooni. Oli see suurusjärk, mida tollel perioodil räägiti. Ja et jälle, et see nõnda nimetatud meie perekond, tädi Maali ja onu Heino, ka nemad ei saa aru, et mis vahet on, kas sa võtad laenu ja investeerid või siis sa küsid hinna pealt kõrgemat hinda ja siis nii-öelda oma tulust, aga muutub ju nii-öelda finantsstruktuur. Et kui me maksime Eesti Energiale juba hinnaga ette, siis ta ei pea seda tagasi maksma. Ja loomulikult ta ei pidanud kellegi intresse maksma. Kui nüüd võetakse EBRD-lt laen, siis sa esiteks pead maksma protsente, ehk laenu teenindamisega seotud kulud, ja sa pead tagasi maksma. Ja alles siis hakkad saama seda nii-öelda investeeringut amortiseerima. Ehk see juba oma hinnas tõstis elektri hinda veelgi ja loomulikult sinna tuleb ju käibemaks otsa. Ehk kõik need väikesed asjad olid juba esimesel 5 aastal selge, et oot, need asjad ei ole täpselt nii, nagu räägitakse. Aga kuna see ei olnud väga hull, me räägime siis ütleme megavatist, mis oli 40-50 eurot megavatt, et tühja ka, kannatame ära. Peaasi, et NATO-sse saame. Või midagi muud. Ja lõppes see ju sellega, et siis me hakkasime lisaks kõigele muule, et me saime NATO-sse ja Euroopa Liitu, siis me tahtsime üle minna eurole. Uus narratiiv, nagu täna on moodne ütelda, ehk siis uus idee, uus eesmärk. Aga sa ei saa lihtsalt, et deklareerin, et nii hommikul võtame kasutusele euro ja siis nii ta lähebki. Ja selleks, et eurole saada, sa pead täitma teatud kriteeriumi, ehk seda nimetatakse Maastrichti kriteeriumiks. Tegelikult me ei ole seda kriteeriumi tegelikult täitnud, aga kuna ka Toomas Pauri saates ma ütlesin, et ma ei tea, mis meil viga on, me hirmsasti tahame olla edukad. Kas või nui pooleks, et edukamad isegi kui lausa haiglaslikult edukad. Ja selle nimel me oleme valmis tegema lauslollusi. Ja mis siis juhtus? Selle eurole üleminekul võeti aluseks Maastrichti kriteerium. Seal peab olema sul laenusuhe, inflatsioon ja nii edasi, nii edasi. Aga tegelikult meil eelarve ei olnud võimeline selleks ja meie majandus ka ei ole. Etteruttavalt ära öelda, et kuidas see näide tuua? Näiteks lihtne asi, et inimene on haige ja läheb jooksma peale seda.
kui sul tervis ei võimalda seda, ära tee rumalust, või näiteks, et kui sportlane tuleb finišisse, siis tal tegelikult vererõhk võib olla kuni 300 kõrgem. Mina olen kõige rohkem kätte saanud 257, alumine oli ka vist 120 või 30 ja üks arst küsis minu käest, et miks ma nagu tema juurde tulin, ütlesin, perearst saatis, siis ta arvas, et ei, perearst niisama ei saada, et saab tänaval kokku. Siis ma ütlesin, et mul oli vererõhk oli 257 ja 120, mille peale ta väga hästi ütles, et paljud inimesed seda ei näe. Et kas siis läheb pilt eest ära või juhtub midagi hullemad. See oli mul ennem operatsiooni. Et ilmselt närv oli sees, aga see lugu on selles, et sportlasel ka võib minna 300 peale. Aga kui sa siis jätkad veel jooksmist, et see on sul püsivalt, siis on korras. Siis ongi kõik korras. Ja nüüd küsimus Maastrichti kriteeriumiga on sama, et majandus on tõusud ja mõõnad. Me eurot, Eesti Vabariik, vastavalt oma majandusnäitajatele ei saa ei revalveerida ega devalveerida. Ehk põhimõte, see ongi niisugune asi, et on üks, kui keegi pidurdab, siis me pidurdame ja keegi annab gaasi, siis me läheme, aga keegi pidurdab siis, kui ta hakkab kurvi minema, ennem kurvi ja kurvis annab gaasi, aga me siis läheme kurvi suure hooga, pidurdame kurvis, eks autot juhtides ei ole kõige parem asi. Et sellepärast see euro ongi teatud raamistikus, et me enam-vähem keskmisena suudaksime neid liikmesriike hoida. Näiteks Poola ei ole läinud ja Poola püsib täna edukate killas. Eesti läks üle oma võimete, ehk piltlikult öeldes me hakkasime edasi jooksma, kui meil nii-öelda vererõhk oli juba 300 ja pulss peksis 180, aga midagi ei juhtunud ju. Et tahame edukad olla, me näitame, et meie suudame. Ja seal oli hästi palju igasuguseid jamasid. Et esiteks meil eelarves olid sees tuludena mingid intressid varasematest perioodidest, mis olid õigustühised juba Riigikohus, ütles, et niimoodi ei tohi lugeda intresse, et kui põhivõlg on aegunud, siis aegunud võla pealt ei saa viivist lugeda. Maksuametis on üldse viivisintress, et ma ei saa aru, et intress on nagu üür või rent. See on tasu teatud perioodil raha kasutamise eest ja viivis on, kui sa selle ületad. Aga kui see on viivisintress, mis ta siis on nagu sipelkaru, et kes siis ema ja kes isa oli. Et loodame, et ema oli karu ja isa oli siis sipelgas, et mitte vastupidi. Vabandust. Et ja sellest oli ka juttu, see on ilusti kontrollitav, see on 15. detsember 2008 on sellest kirjutanud ka Postimees, et Maksuamet esitab teadvalt valenõudeid, see jõudis ka Riigikokku ja Andrus Ansip äkki 26. jaanuar 2009 on ka vastanud nendele küsimustele ja seal öeldi, et me vähendasime neid kulusid, aga nad tegid seda käsitsi ja tegelikult need intressid on meil ka nii-öelda Euroopa Keskpangale saadetud aruannetes olnud ikkagi sees. Siis teine probleem oli ju selles, et nii-öelda Maksuamet käibemaksu viimased 4 kuud või 3 kuud ei tagastanud, kogu aeg pandi kontrolli ja siis alles 2010. aasta jaanuaris tagastati siis 2009. aasta enammakstud käibemaks, ehk kunstlikult tehti reserv. Ja kui me ei eksi, siis me läksime üle äkki 6 miljonit eurot oli meil nii-öelda see üle miinimum lubatu. Ja miks ma seda räägin, see küsimus on selles, et kuna me tahtsime eurole üle minna, siis nii-öelda Eesti Energia, jälle ma ütlen ette ära, et ma ei taha öelda, et Eesti Energias oleksid nõrgad juhid või need oleksid rumalad inimesed, aga Eesti Energia on üks õnnetumaid ettevõtteid. Sa oled nii noor mees, sa vist ei ole pioneer olnud. Õnneks mitte, jah. Ma isegi ei ütle, et ega seal poliitilist asja ei olnud, et see oli sotsiaalne suhtlemine ja palju huvitavaid asju oli ka seal. Aga nõukogude ajal oli niisugune pioneerisaade, kel lusti lööb kaasa. Ja võt see, mitte et kell ei löö lusti kaasa, vaid kellel on lusti, see tuleb ja lööb kaasa. Ja mitte löömine füüsiliselt, vaid lihtsalt osaleb. Et täna on, et mitte see sinu saadega vihakõneks teha. Et keegi jälle peksab kedagi. Kell peksab kedagi.
kusjuures see ei ole enam naljakas, et kui sa siin paljusid asju vaatad, siis elu ongi selline, aga sellest mõni teine kord. Ja Eesti Energial on seesama küsimus, et see Eesti Energia äri sloogan peakski olema, kel lusti lööb kaasa. Teda juhitakse, aga nii-öelda suunasihi, selle idee, miks see ettevõte on loodud, see määratakse poliitiliselt. Kui sa üldse tahad mingit ettevõtet tuksi keerata, siis lase sinna poliitikud. Esiteks, nagu sa tead, et kui sa tahad autojuhiks saada, siis sa pead minema arsti juurde. Vähe sellest, et sa pead nägema ja kuulma ja värve eristama, sul peab olema ka mingisugune tajuvõime. Et sa ei tohiks ikka, kui kergelt skisofreenik veel saaks, aga epifreense skisofreeniaga inimene ei saa, sest vahepeal viskab fimkasid. Aga nüüd tules tagasi Eesti Energia juhatuse juurde, siis täpselt see probleem on, et nii-öelda Rahandusministeerium, kes on Eesti Energia üldkoosolek, nemad panevad mingisuguse eesmärgi. Aga vastavalt äriseadustikule ettevõte peab ju täitma nõukogu ja üldkoosolek otsuseid. Aga probleem on selles, et nagu me ka ennem ütlesime, et kui keegi ütleb, et maksud ei tõuse, siis tõstame maksu ja mis siis? Mitte midagi ei juhtu. Aga ettevõtluses on selles pahad tagajärjed. Ja nüüd oligi, et aastal 2006 kuni 2009 hakkas Eesti Vabariigi valitsus ära võtma Eesti Energialt dividende. Lähme nüüd tagasi aastasse 2000, me tõstame hinda selleks, et teha investeeringuid. Investeeringud tehakse EBRD laenu ja kellegi teisega, need lähevad meile oma hinda ja nüüd see raha, mis üle jäi, see võtab riik endale, et täita eelarves auke, et minna üle eurole. Nii et kui me täna mõtleme, et meil on euro, parem kui ta poleks tulnud, aga kindlasti meil oleks elektri hind odavamalt. Ja riigi konkurentsivõime oleks olnud ka parem. Nii et see on juba üks põhjus, miks eurole üleminekul kiirustati, aga nagu ma ütlesin, me peame olema alati edukad. Et edukamad kui kes iganes, aga kui meil läheb kehvasti, siis meil on alati, et kellelgi peab veel hullem olema, siis me ei ole need viimased, kuigi nüüd tõesti, et see statistika näitajad keskmiselt ostujõult viimased, et pole kellegagi võrrelda enam. On küll. Ära nüüd muretse. Leiab väljaspoolt Euroopa Liidu. Ja Nigeeria ja neid riike leiab. Täispika intervjuud Raivo Paalaga ja veel teisi põnevaid vestluseid julgete ja inspireerivate inimestega leiate Vanglaplaneedi vastupanuliikumise lehelt aadressilt vastupanuliikumine.ee. Aga enne kui sinna suundute, jagage seda videot kindlasti ka teistega. Kogu eelnev info jõudis teieni tänu inimestele, kes on Vanglaplaneedi portaali tegevust toetanud. Kui soovite samuti info levitamisele kaasa aidata, siis selleks on mitmeid võimalusi. Näiteks liitudes Vanglaplaneedi vastupanuliikumise tasulise paketiga saate ligipääsu lehel olevatele pikematele intervjuudele julgete ja inspireerivate inimestega. Lisaks saate eelisjärjekorras vaadata mõningaid Vanglaplaneedi videoid juba enne seda, kui need avalikuks tehakse. Teine võimalus Vanglaplaneedi portaali tegevust toetada on tellida tooteid pärismaalase e-poest, kus on saadaval lai valik naturaalseid, kvaliteetseid ja tugeva toimelisi toidulisandeid, et hoida end tervena ja energilisena ka olukorras, kus meie keha peab toime tulema stressi, saastunud toidu, vee ja õhuga. Muidugi võib Vanglaplaneedi toetuseks teha ka lihtsalt rahalise annetuse ja see ei pea olema üldse suur, sest teadlik inimeste arv, kes enam peavoolumeedia ajupesu tarbida ei soovi ja eelistavad selle asemel jälgida alternatiivmeediat, on märkimisväärselt kasvanud ja see trend jätkub ka edaspidi. Kui peavoolumeedia väljaanded püsivad oma lugejatelt enda poolt pakutava pahna eest, lisaks reklaamitulule veel umbes 10 eurot kuus, siis Vanglaplaneedi portaalis ei ole artiklid maksumüüri taha peidetud ning selle asemel loodan ma lehe jälgijate vabatahtlikule toetusele. Vanglaplaneet on tegutsenud alates 2008. aastast ning tänu toetajatele olen ma oma kodus suutnud üles seada stuudio, kus saan teha saateid ja intervjuusid ning plaanin seda veelgi edasi arendada. Kõikide artiklite tõlkimise ja toimetamise, saadete, videode ja intervjuude filmimise, videotöötluse ja muu sellisega tegelen ma ise. Ja isegi mõne-eurone toetus igakuise püsimaksena on juba suureks abiks. Täpsemad juhised selle kohta leiate Vanglaplaneedi lehelt toeta nupu alt. Ja muidugi suur tänu kõikidele neile inimestele, kes on seda juba teinud. Veel üks lihtne võimalus alternatiivmeedia toetamiseks on ise selle levikule kaasa aidata.
kogu Vanglaplaneedi lehele üles pandud sisu on seal selleks, et see jõuaks võimalikult paljude inimesteni ja igaüks võib sealt võtta enda jaoks kõige olulisema info ning jagada seda oma sõpradele ja tuttavatele. Kui hakkate nendel teemadel avalikult rääkima ja arutama, kus iganes te selleks võimalust näete, siis avastate, et sarnaselt mõtlevaid inimesi leidub ka seal, kus te seda kõige vähem ootate. Üks oluline asi veel. Kuna sensorid näevad kurja vaeva, et Vanglaplaneedi poolt avaldatud sisu levikut tõkestada, siis soovitan kindlasti liituda ka Vanglaplaneedi uudiskirjaga ja nii ei jää ükski oluline postitus märkamata. Suur tänu kõigile, kes on Vanglaplaneedi portaali tegevusele toeks olnud ja eestlaste vastupanuvaimu kasvule kaasa aidanud.